10. november, Top Raadio rindeteated. Eetris loomulikult ei keegi muu kui meie kodusõja ikkagi veel rivis olev veteran, nii ma julgen öelda, Jüri Liim. Korrespondent Jüri Liim! Ja palun. Tere hommikust, austatud kuulajad. Siin alles hiljuti räägiti, kuidas kured ja haned lähevad ja luiged ja ma täiendaksin seda meie vanasõna venelased lähevad laga taga. Nagu kombeks saavad Top Raadio kuulajad peale Vahu Kersna automaatide tärina ja prahvatusi teada mõningatest asjadest vast ennem kui keegi teine. Ma loodan, et nii ka seekord. Olen käsitlenud Moskovski komsomolitsi toimetuses toimunud plahvatust ja sellest hukkunud ajakirjaniku Dmitri Holodovi. Teatavasti avalikustas ta Vene armee kindralite põrandaluseid väga suuri äritehinguid ja luureteenistuse valguskaartvaid toiminguid. Nüüd on siis selle mõrva lahendamiseks moodustatud uurimisrühm. Käsitlen seda teemat edasi, kuna sulide kirjas on ka Baltimere laevastik, kellede liikmed on siin Eestis erru läinud ja kohalikku äritegevusse sukeldunud. Nii et Baltimere lained on ka meil. Ametlikku teavet juurdluse käigust ei esitata, ainult öeldakse. Suhtumine töösse on tõsine ja kogu situatsiooni kontroll on föderaalse vastuluureteenistuse käes. Tundub, et see kaunis nimi on küll üle võetud jänkidelt. Ma ei kahtle sugugi, et kontroll ja tõsine suhtumine on tõesti luure käes. Sellest aga lähemalt. Teatavasti saabusid peale plahvatust kohale miilitsa, prokuratuuri ja vastuluuretöötajad. Pärast selgus, et koos sündmuse uurimisega viisid uurimisspetsid minema kõik Holodovi töömaterjalid ja ka dokumendid. Ja kuidas ka teisiti, luure pidi ju oma kohmakaid eastama ja sellega tundub, et saadi suurepäraselt hakkama. Ajalehe peadirektor Pavel Kussev on teatanud. Meile tuttavate organitöötajate seas olid ka täiesti tundmatud 3-4 end mitte tutvustanud isikud. Dokumente neil keegi ei kontrollinud ja keegi teistest uurijatest neid ka ei tundnud. Koos Holodovi pabermaterjalidega on haitunud ka tema kott ja infot täis kassetid. Toimetuse järelpärimistele on prokuratuur vastanud. Materjale uuritakse. No selles nüüd küll ei tasu kahelda. Toimetus palus kassetidest teha koopiad. Sellest keelduti järsult sõnades. Toimetuse uurimismaterjalid ei kuulu avalikustamisele, kuna võivad tuua kahju uurimisele. Kas ei ole tuttav termin, ka meil kasutatakse sellist sõnastust aeg-ajalt. Plahvatus on juba ammu kõlanud, kuid siiani ei ole moodustatud uurimiskomisjoni armeeärikate kõigi tegude teada saamiseks. Uurida aga on mida. Ma ei räägi seekord miljarditest pihta pandud sõjaveerubladest, vaid relvatehingutest. Sellised tehingud läksid Saksamaal olevates Vene vägedes käiku, nagu nüüd on teada saadud juba Gorbatšovi ajal. Viimati müüdi relvi Horvaatiale, nüüd selgub, et ka Türgile. Aktiivselt on selles relvääris tegutsenud ka selline patriootiliste nõukogude laulude esitaja nagu Jossif Kobzon. Nii et kõik asjad lauldes. Siiski on situatsioonile Kremlis ka veidi reageeritud. Boris Jeltsin leidis. Armee au tuleb kaitsta ja vallandas kaitseminister Pavel Gratšovi asetäitja kindralpolkovniku Matvei Burlakovi. Seda sellele vaatamata, et alles hiljuti Vene president viskas koos temaga ennastunustavalt viina ja sama ennastunustavalt muusitas kindralit, eks ikka matsejatel kombeks. Siiski muusid midagi tähendavad. Nimelt jättis Jeltsin Burlakovi edasi kaitseministeeriumi käsutusse. Minister Gratšov omakorda säilitas Burlakovile kabineti, tensikud ja sama palga. Aga kuidas ka teisiti, kamraadil ju pensionini jäänud kõigest pool aastat.
Ministeeriumi mõningad asjamehed peavad Burlakovi siiski ainult patoinnaks ja nagu venelased ütlevad, rööpasjadjadeks. Ka avalikkusele altarile oli ju ometi ohvert vaja. Siiski kindral päris lapsuke ka ei ole. Tema tasandas teed omadele ärikatele, pandes kindla veto ja karistuse kaela oma algatuslikele äripolkovnikutele. No distsipliin ju ometi peab olema ja ei mingit konkurentsi ja turuhaaramist. Omapäraselt käitus Burlakoviga ka enne vabaks laskmist. Jutumärkides muidugi. Dnestri Vabariigi 14. armee punavägede ülemjuhataja kindral Leeb. See ei lubanud Kaitseministeeriumi suurusel oma vägesid inspekteerima, nimetades teda otse ja avalikult. Burlakov on brutaalne suli, kelle järgi nutavad kõik Venemaa prokuratuuri. Vanasti öeldi selle kohta, et kõik võllad nutavad. Ollakse veendunud, Tokratšovi munder on puhastamatult määrdunud. Teatavasti on lubatud, et nüüd järgmisel nädalal hakatakse üles tõstma visiiri. Ma soojendaksin natuke Estonia visiiri, ma soojendaksin natuke seda teemat üles. Kuna visiiriga on üldse keerulised lood, mitte leidmisega, vaid selle avastamiskohaga. Just mil moel sattus visiir laeva kursist ettepoole ja seda niivõrd palju teatavasti, ütleme maises keeles 2 kilomeetrit. Visiiri ärakukkumisel oleks üle 100 tonnine detail pidanud olema laeva läbitud kursilõigul ida pool, mitte läänes, seilamissuunas. Siin on muidugi erinevad põhjendamisvõimalused. Esiteks, laevavöör sai mingi ülitugeva tõukelöögi, mis eraldas visiiri. Löögi tulemusel keeras alusen tagasi kursile. Teiseks, kui juhtus kokkupõrge või plahvatus ja avastati visiiri puudumine, seejuures pandi tähele sisse tulevat vett, siis võis ka vahis olev meeskond laeva ümber pöörata. Sellisel juhul ei saanud lained, vähemalt mitte täisjõuga tungida sisse lõhutud ja lahtisest visiiriavast. Kolmandaks, abitu laeva võisid ümber pöörata ka lained ja transportida teda ilma visiirita tagasi kursil. Viimasel juhul oleks alus pidanud pinnal püsima laekunud andmetest vast kauem. Ka abitu laeva ümberkeeramisel võisid olulist osa mängida lainete külglöögid. Suunda tagasi kursile tõestab ka see, et vrakk lebab põhjas ahter-lääne poole. Algselt seletati. Estonia pööras voogudesse kadudes jõhkpadjast tulenevalt suhteliselt aeglase põhjavajumisega end ümber, ahter seilamiskursi suunda. Nüüd sellest enam eriti ei räägita, nagu ka vraki asendist põhjamudas. Raske on uskuda laeva ümberpöördumist uppumisel, küll aga on ülimalt tõenäoline aeglane põhjajõudmine. Visiir on kahtlemata ülioluline asitõend diversioonist, kokkupõrkest või millestki muust. Kahjustuste põhjal võivad eksperdid palju öelda. Eesti seisukoht on siin õige. Visiir tuleb põhjast üles tõsta ja taevale tänu, et nüüd on sellega nõustunud ka Rootsi ja Soome. Üks on selge. Visiiril on avastatud olulisi rebendeid, kahjustusi, milliste välimuse järgi on neile teket raske seletada loodusjõudude toimega. Esialgsed vigastuste nägemised ja kirjeldused viitavad siiski tugeva plahvatuse või ka kokkupõrke võimalusele. Ei saa välistada, et ka vraki korpuse varjatud vööri osas on läbivaid vigastusi. Teatud tunnused tekitavad sellise arvamuse. Ja lõpetuseks võimust. Nüüd võime vast kergemalt hingata. Uus valitsus paigas ja puha. Tundub, et uus valitsus küll, kuid tundub, et vana valitsuse pükstes ja näis, kuidas need puhtaks saadakse. Kuna jõulurahu valitsuse torkimisega peab 100 päeva ootama, siis käsitlen teisi härrasid. Teatavasti kaebas Jaan Toots Eesti Sõnumid kohtusse, kuna Raivo Palmaru 3. kuupäeva väljaandes teatanud tema soovist saada siseministriks. Austatud härra Toots leidis, et see on tema kohta laimav info. Ma usun, et avalikkusele oli siiani teadmata. Tuleb välja, siseministri koht on nagu pidalitõbi ja sinna pürgimine käib aupihta. Mina seda vähemalt küll ei teadnud. Nüüd on mul mure, kuidas Kaido Kama selle pidali ja tõvega hakkama saab. Lisaks veel üks mure. Nimelt kerkis ministri otsimisel üles küsimus, kas minister ikka kantslerile sobib. See on nüüd küll midagi päris uut meie riigis. Minister sätitakse paika kantsleri pagunite järgi. Võimalik, et varsti kuuleme uutest kohtuistungitest,
kuna nii mõnigi erakond on arutanud. Vaja kedagi kohtusse anda, valimisteks ju raha vaja. Top Raadio kuulajatele soovin siis head kosumist peale Mardi ööd ja kui ei ole muud võimalust, siis vähemalt unistada Mardi Anest. Head päeva!